Nii, tere õhtust. Rõõm näha, et te nii palju tulnud. Rohelennu Läksa raamatu Voldi Kaveeride esitusele. Mina olen Kert Kiiler ja kõigepealt ütleme palju õnne meie kõigi poolt. On pidupäev, kui uus raamat ilmub. Kas kõik võtsid endal ikkagi asju? Vist jäi see teadlane tegemata, et olla lahked, võtke endale snäkke, aga laske ära jahtuda külmadel koomedega. Ja mõtlen veel ette ära, et praegu küsin mina, aga pärast on see moment ka jätke meelde küsimused, mis tekivad, et siis pärast saate kõik küsida ja tulevad kindlasti palju huvitavamad küsimused. Aga et jah, natuke ma hobistan sellepärast, et minul on alles üldse elus 3. esitus vedada. Sul on raamatuid olnud mitu korda rohkem üldse ja esitusi ka arvatavasti niimoodi, et aitab mu välja. Aga ikkagi ma just hiljuti kuulsin kuskilt ka, et üks on nagu lihtsalt raamat, et sul on palju raamatuid olnud, kui me räägime praegu nüüd Agnese ja Gabrieli loost, et üks on raamat, 2 on nagu järg ja 3 on sari, et selles mõttes ka ma tean, et nüüd sa oled ka sarikirjutaja, selle eest ka palju õnne. See on saavutus. Aga jah, kuidas tunne on, et kas need on nagu kergendushirmus või tehtud jälle või on see, et nüüd peab kohe uut hakkama tegema? On hea olnud? Kas peab kohe uut hakkama tegema või kuidas? Mis teil on ära küsiti? Või sageli küsitakse, kust see inspiratsioon tuleb ja miks sa kirjutad? Ja siis ma mõtlesin, et ma arvan, et Van Gogh ärkas ka üles, lihtsalt pea oli päevalilli täis. Et see on see reaalsus, et nii peab siis otsa üle punkti pandud, et nii hakkavad mingid järgmised asjad muutusema. Okei, naudi praegu seda pidupäeva, kui me siin läbi saame selle vestusega. Et see on nüüd siis jah, Gabrieli ja Agnese sarjast 3. raamat, aga ma arvan, et äkki on ikkagi peale minu ka keegi veel, kes ei ole varem kuulnud näiteks seda, et kuidas see nende tegelasteni üldse ikkagi jõudsid, et krimikirjandust on meeletult palju, detektiive on ka igasuguseid nende väljamõtlemisel, minnakse, et surnud inimesed lahendavad, kuulsad inimesed, mis iganes, sinul on nagu suht traditsiooniline selles mõttes valik, et on 2 lihtsalt politseinikku. Kuidas sa jõudsid selle lahenduseni või kuidas see alguse sai? See on hea küsimus. Ma arvan, et ühel hetkel kuidagi või see peamine mõte, mis nende sünnini viis, oli see, et hästi palju neid krimilugude peategelasi või need uurijaid on alati mingite tohutute probleemidega kimpus, et hästi palju on alkohoolikuid, siis on igasugused inimesed, kellel on igasugused teised inimesed ära surnud, mingisugused traumad ja veidrused. Ja kuidagi tekkis siuke tunne, et tahaks teha siukest nagu muhedamat paari, et kus on küll omad küsimused ja ei saa ju öelda, et meil oleks nagu traumasid ja probleeme. Aga võib-olla, et see igapäevaelu ei oleks selline kuidagi nagu nii sünge, sest et mingi aja ma ise ka lugesin palju seda põhjamaist krimi. See põhjamaine krimi ju armastab ikkagi olla nii nagu must. Ja siis ma tundsin, et tegelikult tahaks siukest jälle, nagu Poirot on tegelikult väga muhe ja Hastings on erakordselt muhe. Ja nii nagu Sherlock Holmes ja Dr. Watson on ka rohkem sellised, need on nagu mõnus viibida. Et ma tahaks loota, et Agnese ja Gabrieliga on ka mõnus koos viibida. Sa oled valinud ju, sa teid praegu ka Agatha Christie nagu näiteks niimoodi, et aga sa oled valinud sellise vormi, kus meil kõigis 3 loos domineerivad nagu ikkagi need tegelased ja nende sisemaailm, et sul ei ole kõrvaltvaataja pilk, eks jutustaja räägib või detektiiv räägib, et detektiivid isegi nagu kõrvaltegelased seal kohati. Et kuidas sa selleni jälle jõudsid, et nagu kõigi nende silme läbi niimoodi neid vaatepunkte panna? Jah, sellega oli niimoodi, et ma üks hetk hakkasin vaatama päris palju dokumentaalsarju ülekuulamistest ja see on hästi huvitav tegelikult aru saada, et
et nende see versioon reaalsusest, mida uurija kuuleb, on tegelikult ikkagi, enamasti see on muidugi vale, väga head valetajad, need päris kriminaalid. Ja see on nii-öelda nagu üks kiht, et tegelikult see uurija kunagi ei näegi nagu nurga taha, aga lugeja võib sinna näha. Et tegelikult minu meelest see on väga äge, kui see superdetektiiv saab olla see lugeja. Lugeja on see, kes teab kõige rohkem, et ta näeb nende tegelaste sisse ja saab võib-olla olla isegi sammukese detektiividest ees. Ja mulle samuti hakkas tunduma siis kuulates just nimelt neid päris kriminaale, et tegelikult ju nende peas on kõik väga loogiline. Nad samamoodi tegutsevad enda meelest õigluse printsiibi järgi või millegi sellise järgi, et nagu kuidas nagu nende vaatenurgast asjad näivad ja tegelikult teistest vaatenurkadest näevad need asjad ju hoopis teistsugused. Et mulle väga meeldib tegelikult see vaatenurga vahetamine ja just see autori võimalus ka käia siis nende erinevate tegelaste sees. Üks asi veel, mis sa selle sarja puhul nagu kasutad, sa oled ju telestsenarist ka, et sa oled ka kasutanud seda telesarjades kasutatavat varianti, et lisaks sellele konkreetsele loole, mis nagu on see üks konkreetne võrv, et on kogu aeg nagu see põhitiim, tegelaste tiim käib ka veel sealt läbi nagu, et kui pikalt sa oled selle üldse ette planeerinud, et ütleme, sa kirjutasid esimese raamatu ära, Otto Mülleri, kas sa siis teadsid või kas praegu kolmanda raamatu lõpus tead, kuhu need asjad välja viivad, see teine tiim või sa arened koos selle kirjutamisega? Natuke areneb koos kirjutamisega, jah, niimoodi mul ei ole seda üles ehitatud, et ma juba alguses mingi 10 osa teaksin ette, mis saama hakkab, et päris nii ei ole olnud, aga mingid motiivid ikka ja jah, et kuna Otto ju tegelikult sündis ka sarjana, et siis sarjade puhul on ju nõue see, et sa pead juba teadma, mis teises hooajas juhtub ja kui sa siis nii-öelda teist osa kirjutad, siis juba on väga loogiline, et sa enam-vähem tead, mis kolmandas juhtub, eks ma juba tean, mis juhtub neljandas. Et kui saaks kiiresti siit peast selle võtta kuidagi välja, et ei peaks ükshaaval neid tähti toksima arvutisse, siis võiks päris kiiresti selle neljanda osa välja. Mul oli plaanis sellest hiljem küsida, kui sa praegu just ütlesid, mis sul see kõige raskem moment nagu kirjutamise juures on, et kas on mingi see, et peas on kõik olemas, aga nüüd võtab see aega, see, et ma võtab toksi lehekülje kaupa tahaks juba jõuda või? Nojah, on ikka jah, et ma arvan, iga kord natuke hirmutab see, et kui sa oled need esimesed leheküljed valmis kirjutanud ja mõtled, et noh, saga veel, et siis iga kord on ikkagi natuke ruudne, et üle kaugel on see. Aga ma arvan, et veel rohkem aega võtab see, et kui tegelikult see esimene versioon saab valmis, et siis ma teen sellega veel väga palju tööd ja see on minu meelest stsenaristi kutsehaigus, et ma olen harjunud kirjutama nii-öelda selle first drafti, stsenaristi noogutajad auditooriumis ja siis ma tean, et tuleb ka teine draft ja kolmas draft ja ma kuidagi nii-öelda juba võib-olla selle esimese hooga me vaevagi ennast, et kõik peaks nagu nii täiuslikult paigas olema, et see on täiesti okei, et ma mingeid detaile mõtlen veel hiljem kõigile peale. Räägin sellest, kuidas sa lugu kokku paned, et mul on tunne nagu, kui ma olen neid lugenud, et sul on nagu isegi lükka ümber, kui see vale mulje on, et sul on nagu esikohal isegi teemad, et millest sa tahad nagu kirjutada ja siis sa hakkad sinna sellele nagu seda krimimüsteeriumi juurde mõtlema, kuidas saaks need teemad nagu paigutada sellesse krimi asja, et noh, siin on selle raamatu puhul, et pealtnäha edukad ja toredad inimesed, kes elavad lihtsis ja viisakas uusarenduses, aga siis tulema välja, et kõik on saladused. On sul käib see niipidi, et kõigepealt sa mõtled oma selle mitte kuritegeliku skeemi välja, vaid see, mida sa tahad lahendada, mis probleeme? Jah, ma isegi täna hommikul ärkasin üles ja mõtlesin, et kui küsitakse, et noh, miks jälle krimka või noh, miks sa seda sama krimkat kogu aeg kirjutad. Tegelikult võib-olla isegi rohkem ma kirjutan armastusest, et ma tegelikult niivõrd sellest tapmisest ei räägigi ja ma räägin inimsuhetest ja siis tegelikult tõesti ma arvan, et selline mingi motiiv või mingi küsimus, et miks keegi käitub teatud viisil, sageli saab selle loo nii-öelda nagu südamikuks ja siis ma hakkan valima neid karakterid sinna peale, aga minu meelest keegi kuulus kirjanik on seda ka öelnud, et hästi tähtis on see koht, et kui sa hakkad seda nii-öelda mõrva planeerima, et siis sa mõtled ka selle koha peale, millises kohas võiks see asi toimuda. Mul on ikkagi see lugu alati, et ma tahan, et on palju kahtlusaluseid, et nad peavad kõik kuidagi selle kohaga nii-öelda siis olema mingit sorti suhtes. Et
see koht ka määrab päris palju. Millised on need praegu need teemad, mis sind niimoodi kõnetavad, millest sa tahad kirjutada? No, mainisin juba neid suhteid, et minu meelest ikkagi tänapäeval elu on väga huvitav. Et klassikaline kirjandus võib-olla, ma ei tea, kas siis oli elu igavam või olid liiga viisakad kirjanikud, et kuidagi ikka need lood on nagu palju ootuspärasemad ja mees ja naine ja nii-öelda väga palju sealt raamist välja ei kukuta, et tänapäeval võib kukkuda väga kaugele nendest raamidest. Et ma arvan jah, et sageli mingit sorti detail püüab mu tähelepanu ja ma hakkan seda mõtiskema ja siis see lugu nii-öelda, ta on ikkagi nagu lõkkakera, et kerid seda nii-öelda tükk aega kokku ja pärast siis arutad teistpidi jälle lahti. Sa oled öelnud selle raamatu puhul ka, et siin on nagu traditsioonilise perekonna teema väärt, et praegu on väga palju erinevaid asju, et oli see siin üks käivitav, et sa tahtsid nagu vaadata erinevaid vorme ja sest kuidagi, kas ei ole, et kuidagi ühiskonnas praegu nii palju räägitakse sellest, et tuli see kohutava lahutamatu abielu kontseptsioon tuli lauale ja üldse kuidagi armastatakse nagu suruda mingisse karpi tagasi, et 1000-aastased traditsioonid ja millest me räägime, et mina olen ju esimesed hariduselt geenitehnoloog, et mina tean, et juba kärbsed armastavad, et meeskärbsed võivad armastada ka meeskärbseid, et väga hästi teavad, et siin kunagi beebikärbseid ei tule välja, aga nagu sellegipoolest midagi käitumisvormid on olemas ja hiljuti sattusin Instagramis nägemas sellist laheda ajaloos väikest klippi ja sellised asteekid olid kõikvõimalikud jumalad, kõikvõimalikest sugudest, sugude vahetustest, kõik et nagu siis on lihtsalt nagu see on irriteerinud, et me nagu aastaid, tuhandeid hiljem kuidagi tahame rääkida, et on olemas mingi ideaal või mingisugune keskmine täiuslikkus, aga enamus inimesi ei mahu sellesse mudelisse või elab teistsugustes mudelites ja siis me justkui nagu diskrediteerime neid või miks me anname võimalust nende omadugusid rääkida, et ma annan küll võimalust. Kui sa mainisid seda traditsioonilist perekonda, ma enne rääkisin suhtes veel korra enne esitlust ja kõike, ma vaatan, et sul on nagu ka see asi, et see traditsioon, et sul on seal ikkagi nagu traditsioonilised perekonnad, et see on see, et kõik on nagu õnnetud. See tundub, mina leidsin seal ühise nimetaja, et ükskõik millised nad on, aga nad kõik on nagu, nad on nagu õnnetud, et aga mis on neist rõõmsatest ikka nagu kirjutad kriimised. Seda ma olen ise märganud, nagu tuli meelde, et hea sõber Mihkel Seeder ütles kunagi, et kõik mu mehed on nõrgad ja kõik mu naised on tugevad. Nagu tegelikult ma ei tea, kas see saab niimoodi seda üldistada, aga ju mul on siis mingid sellised võib-olla nagu alalävised või alateadlikud mingid mustrid sees. Minu meelest küll, kas saab niimoodi öelda, et õnnetud või mis see õnnetud pere on, kui me lihtsalt ei teagi, mis see on. Ütleme niimoodi, et mulle tundus, et kõik muretsevad hästi palju, aga see on vist eestlaste värk, et kõik nagu mõtlevad probleeme enda suurelt. Kõrvalt jäi selline mulje, et aga võib-olla lihtsalt... Tõstke nad kõik ära auditooriumist, kes ei muretse. Eks ta me muretse. Aga oskad sa öelda selle konkreetse loo puhul, kas oli mingi sa hakkasid otsima nagu seda asja või oli sul mingi konkreetne impulss ka, et mis pani see järsku, et kust tuli see plaks, kui ma panen selle uusarenduse kõrval tänavast selle? No vot, selle loo tegelikult on väga raske minu meelest seda öelda ja kõik kirjanikud auditooriumisele kinnitavad, et tegelikult ei ole seda ühte impulssi, eks ole, minu meelest see on hunnik erinevaid impulsse, mis kuidagi mõjutavad mingite nurkade alt ja tegelikult ütleme siis jah, enne seda raamatut juhtus selline veider lugu, et tuttavad pöördusid minu poole sooviga, et ma kirjutaksin nendest raamatu. Need oli mees ja naine, võib-olla täiesti õnnelik perekond, kes olid hakanud tegelema tantraga. Ja ma ütlesin, et ma ei tegele dokumentalistikaga ja kuidas te seda ette kujutate, et nii-öelda ma siis teie tantrailust hakkan nagu mingit lõbu kirjutama. Ja ütlesin, et te võite kirjutada ise, et ma võin konsulteerida, ma võin kõik läbi lugeda, mis te siis selle arenguteekonnal nii-öelda kirja panete, see on kõik täiesti okei. Aga jah, et ma nagu ei hakka teid jälitama ja paberit ja vastandas, see tuleb ka teiega kuskile. Aga siis juhtus veel mitu lugu, siis ma rääkisin sellest loost järgmistele inimestele ja järgmised inimesed hakkasid rääkima oma tantra lugusid ja mõned tõesti jõudsid ka kaante vahel.
mind tabas tõesti selline Tampere laviin. ja siis võib-olla jah, et võib-olla ma inimlikult tundsin, et okei, ma selle tantramehe tahan nüüd ära tappa. Pääseda sellest, küll on veel oma lugudega. Üldiselt väga palju inimesi tahab rääkida iseenda lugu, mis on hästi veider, sest ma olen kirjanikud alati mõned seal vastupidi, et keegi ei tahaks justkui ära tunda oma lugusid, aga väga sageli võib ka inimene, keda ma olen nagu just kohanud, ikkagi tulla rääkima, tahad, ma räägin sulle oma sugulastest, oma perekonnast, oma meestest, naistest, suhetest. Ja kuulad tänulikult ära ikkagi. Ma ikka kuulan ära. Mõnikord sellest saab materjal muidugi. Kui palju see lugu nagu töö käigus ennast ise kirjutama hakkab, et sa paned ju mingi plaani paika, sul on teada, aga siis tulevad mingid järsku töö käigus mingid käänakud mõtted, et tegelased ise nagu liigutavad seda kuhugi. Vähe tegelikult, et kuidagi, kuna ma võib-olla alguses mõtlen need karakterid üsna täpselt välja, et siis nad mind enam üllatama ei hakka, aga mõnikord tuleb jah mingisugune järgmine samm, et mida ma ei ole näinud, et tegelikult Otto Mülleriga oli just see, et mul oli kõik valmis, kõik oli selge, see sari läks kuskile rahvusvahelisele nii-öelda sellele festivalile, ideekonkursile ja sealt öeldi, et aga meil juba on üks selline sari, aga selle lõpus on üks pöörk nagu veel. Mis mõttes, et teil on selline sari, kuidas see mulle? No ma suudan ka pööraku välja mõelda ja siis tegelikult sa sai uue lõpplahenduse isegi suurest vihast. Sa oled valinud ju tegelikult ka jällegi pole endale elu lihtsaks teinud väga keerulise vormi, kus lood ikkagi pendeldavad mineviku, oleviku vahel niimoodi veel erinevate inimeste silme läbi ka ja kõik, et miks sa selle variandi valisid, et kas sa tahtsid nagu ise väljakutset või sulle lineaarne asi lihtsalt tundub igav või selles on küll natukene lihtsam lugeja jaoks, ma ütlen, kolmandas raamatus minusuguse sellise, kellel liirvaar tuleb. Jah, ma arvan, et ma kuidagi väga, mul jaoks see vorm on hästi loomulik. Mulle meeldib palju tegelasi, mulle meeldib palju arusaamatust ja möödarääkimist ja teisiti mõistmist. Ja kuidagi, kui see on see üks tegelane, siis ta peab ikkagi peaaegu jumalik tegelane olema, et temaga oleks piisavalt huvitav. Et ma võin küll võib-olla tunda, et kuidagi nagu vähe on seda maailma ja mõnikord on niimoodi, et kes käib lugemusklubis, see teab, et kui on nagu see ühe inimese narratiiv, et see võib mind ka ärritada, sest et ma tahan teada, mida need teised inimesed mõtlesid. Mulle tundub, et kirjanik on läinud nagu libedat teed, et ma lihtsalt saan kellegi ühe vaatenurga, aga see tegelane ei ole ju vaakumist nagu öelda. Et siis ma võin lugemisklubis nagu materdada need kirjanikke, kellel on nagu üks tegelane ja üks tõde ja nii oligi ja ma lihtsalt ilsusega mõista seda ära. Aga ajaliselt ma mõtlen just, et kuidas sa suudad nagu sammu pidada, seesama, et sa hüppad sinna tagasi jälle ja veel mõnikord ka natukene edasi või et kas sul, ma kujutan ette, sul on kodus nagu mõrvatahvel suurt, kus sul on paika pandud, et kes, kunas, mida, et see asi nagu koos püsiks, et ei oleks apsakaid või räägi, kuidas see käib? Mul on suur valge sein. Ma saan aru, et see kuidagi see mõrvatahvel on selle asi, ma vist peaks seda tegema, kuna nii palju juba küsitakse. Saaksin tahvlis pildi teha. Aga jah, ma joonistan paberi peale neid skeeme ja ma panen neid skeeme lihtsalt teksti kujul kirja ja kunagi ma võllasin hästi palju Excelitega, sa oled ise sarjade puhul ilmselt ka. Ma ei tea, kas sa oled Excelitega neid teinud, aga Mihkel Ullmann kunagi pärandas mulle enda Excelid ja siis jäi see Excelitus külge. Aga jah, et ma ikkagi kuidagi jah, ma nagu selle skeemi teen valmis küll, aga võib-olla need punaseid niite või lõngasid tegelikult tundub üldse jabur, et ma ei tea, et paned siis selle tegelase ja siis paned selle koha, siis tõmbad selle lõnga nagu nende kahe vahel, see on ju nii loogiline, et miks sa seda lõnga sinna tirid või kas sellel on mingi suund või mida see lõng. Tegelikult on efektne igal juhul. See näeb hea välja, aga puntrasse lähed sa aeg-ajalt niimoodi kirjutades või see tunned, et sul asi kasvab üle pea või et oot või ütleb isegi toimetajal hetkel, et saa nagu vahepeal lugeda või kontrollid kellegi pealt, ütleb, oot, kas see klapib? Ei pane. Inimene on andekad. Ei lähe puntrasse, ma arvan, aga just see, et ma tegelikult nii kaua mõtlen enne seda lugu välja, et nüüd ma võib-olla jälle siis, kes lootsid juba järgmine aasta lugeda, et võib-olla ikka veel mõtlen, et kohutavalt igav tööfaas on käsil. Siis peab selle lõngadega seina tegema, et vähemasti midagi näidata, et see
mõte on põnev, aga jah, ei ole seda kuidagi. Ma mõtlen isegi, et kui ma alustasin kirjutamist, et ma mäletan, et Sassi Enno ütles, et tema on nii suur eneseteksti toimetaja, et tema käest peab käsikirja ära tirima, et ta jääbki seda nagu ümber tegema. Aga mina alustasin sellisena, et ma ütlesin lõppu välja ja siis minu meelest oli valmis, et üldse aru, miks mingi keeletoimetus peale tuleb. Tegin ära, aga nüüd ma käin veel üle. Aga seal mõttes seda, et sa käid, ma ei tea, üldse, kus sa lugu välja mõtled, selles mõttes sa ei, ma miskipärast ei usu, ma ei ole veel kohanud ühtegi kirjanikku, kes istub laua taha ja hakkab välja mõtlema, et ikkagi kuskil käivad loodused või kuskil või ringi või niimoodi, ma ise käin ka, et kus sinul see lugu sünnib? No ta sünni laua tagast, ma ootan talvharjumus istuda voodis, nagu täitsa rätsepistes peaaegu, küürutada selle väikese laua kohal ja mul jää selga haigeks ja ma tüdisin ära ja ma mitte kuskile jaluta ja ühtegi ideed ei kogu ja ma ei oska öelda jah, et mul kõik need ideed tulevad, mis saab ekraanida, ma tahtsin ajajoone kohta märkida seda, et üks väga keerulise ajajoonega raamat oli see teine osa ja see liiga palju armastust ja siis oli küll niimoodi, et kui ma olin selle lõppu välja kirjutanud, siis ma ükshaaval kirjutasin need ajad üksteise järel välja, et mul on selline dokument olemas, kes tahab loogiliselt aru saada, kas kõik klapib, aru saada, kas kõik klapib ja kõik kloppis. Midagi võib-olla minimaalselt pidin muutma, aga aju oli päris hästi selle skeemi ikkagi üles ehitanud. Tahan kiita sellepärast, et ma tean, et on mõni kirjanik, kes ütleb, et selleks on AI. Ta ei kasuta AI selleks, et otsib loogika vead välja või mingi. Ma ei ole kasutanud jah, et ma tööl, kes siin on kallid kolleegid, need teavad, et kuidagi, et mõnikord on midagi küsida, aga enamasti ta vastab niisugust jama. Ma räägin väikese loo ära. Lugu oli selline, et Tehnikaülikoolis meil on doktoritööd ja mõtlesin, et tahaks kuidagi saada ülevaadet, et mis need tööd on. Ja ütlesin AI-le, et näed, siin on meil digikogu, ole hea, ütle, et palju siis on kirjutatud meil doktoritööd viimasel 2 aastal äkki. Ja AI vastab 7. Meil iga aasta lõpetab umbes 70 doktoranti vähemalt, et kus on ülejäänud tööd, siis kodus, et ei saa mul õige olla. Vaatan lehelt üle on ju, ei, vist oli 143 tööd tõesti või midagi sellist. Ja ütlen, et ei, et otsin need ülejäänud tööd üle ja tee mulle nüüd nagu üles ja tee mulle tabel. Nii, tee mulle tabelisse paneb 7 rida. Vaatan uuesti, eks ole, siin on 143 tööd, pane need tabelisse ja sain 143 reaga tabeli. Jumala rõõmus, ma olin juba valmis seda edasi saadma. Ja siis hakkasin seda lähemalt vaatama, sain aru. Seda sama 7 rida. Hästi palju on mulle 143 rida peale. Kus ma ei tööta selle asjaga, ma ootan, kuni sareneb. Aga tõesti see, et minule tundub, et see on nagu natukene selline, kui sa nagu kasutad AI selle jaoks, et sama, neid loogika vigu kontrollida või, et see on natuke minu jaoks on siuke dopingu kasutamine, et sa pead ikkagi nagu selle oma ajuga tõesti suutma nagu selle ära teha, et või okei, siis on toimetaja aju teine, kes vaatab üle, aga... Jah, ja et tegelikult kuidagi just, et kui see käsikiri oli valmis, et siis tekkis see põnevus, et las AI loeb ja mis ta siis üles tekkis. Ma küsisin küll tõesti loogika vigu ja ta ütleb, et ühe tegelase kohta, no ta valetab. Jah, see ongi ta mõte, see ei ole loogika viga, mis ta peabki olema. Ja ta ei tuvastanud ära tapjat esimese hooga, mis oli kõige heidram, kus oli nüüd loe palun uuesti, eks ole, loe lõpuni välja, ära anna mu 7 rida mulle. Et me tõesti tõesti ikkagi osutus endiselt täiesti kasutuks. Aga veel korra selle endal lihtsalt kirjutajana pakub huvi see, et sul on mingeid neid momente ka, et kus sa järsku tammud mingi asjaga koha peal, et sa oled nagu oma arust välja, paika pannud, et nii peaks olema ja mingi asi ei haaku, et siis on, mina teen küll, et väga raske nagu loobuda oma esialgsest plaanist, mis on nii kuradi hea, aga mõnikord tuleb nagu lihtsalt loobuda sellepärast, et sa ei pane sinna sellesse konteksti, see ei lahenda ära. Minu meelest, minul ei juhtu seda, aga see on juhtunud väga palju kordi stsenaristina, kus on see, et sa mõtled kõik täiuslikult välja ja siis öeldakse, et aga niimoodi ei saa. Ja näiteks oli Otto Mülleril oli selline probleem, et ta peab seda oma kurja monoloogi esimeses osas pojale, et kuidas poeg on läbi kukkunud. Koht, kus ta seda peab, on köök. Ja köök oli erakordselt väike.
ja siis on niimoodi, et noh, ta ei saa ju käia nagu ringi ratast ümber seda oma poja juurde lugeda seda monoloogi, et tal on ainult nii-öelda võib-olla 10 sekundit aega seal midagi öelda, sest et seal ruumis ei ole võimalik kauem pojaga rääkida, nii et see huvitab jälle. Et seda asja ma olen väga palju kohanud jah, et nii-öelda. See on täiesti igapäevane sellest tõesti, et aga nagu juba on mainitud mitu korda, et kenas väikses naabruskonnas see tegevus toimub, kus ise elad? Elad sa ka sellisest tänavas või elad kuskil korterit või? Kuskil naaber ei kuule. Mina elan juba mitmendas uusarenduses ja ausalt öeldes on absoluutselt inspireerinud kirjutama see keskkond. Sellepärast, et ma tahaks öelda, kuna ma olen ka elanud enne seda paneelkades, et kuidagi see vaikus, mis tuleb kaasa uuselamurajoonis, et see on ikkagi selline asi, et püüab su tähelepanu, et sa mõtled, et kuidas see võimalik on, et seal on samamoodi, noh, ma ei tea, 100 pered, aga absoluutselt selline täiesti tükikana on, et mingi ka ei lenda. Ja siis hakkad ju mõtlema, et aga mis need 100 pered siis teevad? Miks ma ei kuule neid? Mul oli kirjas siin, et kas oled oma naabreid ka vaadanud selle pilguga, et ei tea, mida nad varjavad ja jälgid kõik inimesed. Korralik kirjanik, kogu jälgib inimesed, muud ei teegi, ainult luurab. Ja jah, mul on see imeline hindulaag, et see on lihtsalt väga kuidagi, see on tegelikult ikkagi lahe ja tagasi jõuame traditsiooniliste perede juurde. Meil siis elavad siis nii-öelda kaugelt Aasiast mees ja naine ja pisikene siis, ma pakun, et see on siis Eesti laps, kes siis ilmselt omandab võib-olla 3 keelt kohe, kuna ilmselt inglise keel, ilmselt siis midagi sealt Aasiast ja ju siis seal lasteaias antakse ka see Eesti juurde. Ja mis siis selle perega oli hästi tore, on see hästi viisakad, hästi sõbralikud, hästi armsad. Ja siis tulevad jälle selliste huvitavate asjadega, näiteks nad panid oma terrassile kasvuhoone. Ja mõtlevad, et meil on siin nagu, ma ei tea, 20 maja ja meil on siin mingisugused planeeringu reeglid ja isegi me tahame klaasida oma rõdu on, siis peame linnavalitsusel luba taotlema. Aga siis keegi lihtsalt paneb mingisuguse teraka kasvuhoone, et ta nagu oovi maha ja siis ei selle, ma ei tea, kas nad olla, et see nii kaua, kuni seal, ma ei tea, mis veel ei teki, et siis on võib-olla isegi okei, võib-olla ühel päeval on kartulpeena, et ei tea, et kas siis peab minna mõtlema, et meil päris nii ei käi see. Kuidas, see on nüüd võib-olla hästi rumal küsimus, kõik kirjanikud teevad seda, aga kuidas läheb oma tegelaste pähe, et kuna vaata, sa kirjeldad just nimelt erinevate inimeste vaatenurgast, nagu täpselt nagu sa ütlesid, on siin see Aasia päritolu pere, siis on sul seal samasooliste pere ja kõik, et kõik kirjanikud lähevad oma tegelaste pähe, aga kuidas sa saad nagu veenad ennast selles, et sa ei eksi nagu selle vastu, mida nemad võivad mõelda või on sul üldse mingi siuke hirm või sa paned lihtsalt, et mulle tundub nii ja kogu lugu? Mina kardan lihtsalt sellest, ma küll. Ei, mina väga ei karda. Et ma arvan, et ja noh, jah, võib arutada siin perekonnaga, et mis valesti läks, et ma kuidagi mugav on kujutleda ennast igasugusteks inimesteks ette ja mõnikord on, ma või vastupidi hästi rukkumine, kui keegi tuleb, ütleb, et sa oled ju naiskirjanik, aga mina olen mees. Et kas ma võiksin su raamatut lugeda umbes, et jah, et mis seal siis nii-öelda, kõik naised on alati lugenud meeskirjanike raamatuid. Ma arvan, mitte kunagi, mulle lendab kunagi tekkinud isegi seda nagu mingit vastuolu pähe, et kus see vastuolu see nüüd on. Ja jällegi, kui tutvusringkonnas on ju igasuguseid inimesi, et mul ei ole sellist, vahel isegi mõtlen, et see võib olla hästi huvitav, kui inimene kuidagi on üles kasvanud, hiljuti just arutasin, et kui tegelikult satubki niimoodi, et näiteks on, ma ei tea, Tallinna pere ja võib-olla juba vanaisa elasid Tallinnas ja nad juba elasidki seal Nõmmel ja neil läks hästi ja oli raha ja ma ei tea, kõigil olid tööd ja kedagi ei viidudki kuskile Siberisse ja see maailm ongi kogu aeg nagu õnnelik olnud mitu generatsiooni ja seal ei ole suurt traumat. Et ma kujutan ette, et selle inimese, kes öelda, et võib-olla ongi see elukogemus nagu nii ahtlake ja siis tundubki, et kui kusagil mujal on mingisugune pere, kellel on võib-olla kõik probleemid, eks ole, alates vaesusest lõpetades, ma ei tea, vägivalla ja narkomaaniaga, et need on mingid teised inimesed või kuidagi, et nad on, aga noh, see on lihtsalt, see ainult kirjeldab selle ühe inimese elukogemuse spektrit. Et mina olen igasuguste inimestega kokku puutunud, et mul ei ole kuidagi
minu meelest kõik inimesed on inimesed ja alati neil on mingit sorti nii-öelda oma filosoofia. ma mõtlesin sama see Aasia perekond, et ma ei mõtle, et mul kuskil vist vahepeal tõmmati selline saag juba käima Euroopas või Ameerikas see, et see ei tohiks üldse kirjutada nagu nende vaatenurga kaudu, sellepärast lihtsalt, et sul ei ole seda õigust. Liina Likk raamatus, me pole siin nalja pärast oli vist selle nimi, seal oli kirjanikuga Taanis siis või Norras, kus seal oli probleem, et ta ei oleks tohtinud nagu Pakistani põgeniku silme läbi kirjutada, heideti talle ette sellepärast, et sa ei ole Pakistani põgenik. Minu meelest, võib-olla ongi siis kirjanduses mingi kaks suurt võimalust vaadelda, kuidas kirjandust vaadelda. Üks võimalus on vaadelda seda kui püüdlust salvestada mingit sorti nii-öelda objektiivset reaalsust, nagu ka kunstis. Aga siis seal teises otsas on ka Picasso, eks ole. Et absoluutselt kirjanik ei pea taas looma mingisugust käega katsutavat tegelikkust, vaid me võime jutustada muinasjuttu. Kreeka võib olla tegelikult selline mõnus fantaasia muinasjutt ja sõltuvalt siis autorist, eks ole, autor võib teha igasuguseid asju. Tegelikult see detektiiv võib lendama hakata. Tuletame meelde, et Poirot on belglane, eks ole. Et kuidas sa Agatha ikkagi võis belglase perspektiivist nüüd kirjutada? No võib-olla tänapäeval ei tohigi enam, aga räägi. See on nagu illusioon, ma korraks nagu sekkuda, et see on nagu, et inimesed kuidagi ülehindavad seda siis jällegi seda autentsust, on ju. Et minu meelest kui see, mida AI kardab, et AI ütleb, et aga mina ei ole loom või mina ei oska, eks ole, midagi uut teha. Aga väga palju inimesi ju tegelikult ikkagi räägivadki samu lugusid või nii-öelda, kui palju ringi käia, et ikkagi nii-öelda narratiivid hakkavad korduma. Ja pigem minu meelest maailm on üsna nagu mustripärane, et sa hakkad märkama, et mingid inimesed, mingid trajektooritel liiguvad nii-öelda täpselt ka ma ise olen astunud sellesama reha otsa mitu korda. Et tegelikult nagu võib-olla me võime just sellest rääkida, et on mingisugused suured üldised mustrid ja siis on ikkagi see fantaasia või see, võime ka öelda evolutsioon, et me tegelikult kõik oleksime keskmised inimesed ja me elaksime ettenähtud elu, et siis võime ju arutada, et kus maal me oleksime pidama jäänud, et võib-olla juba seal Pulli külas on 10 000 aastat tagasi, sealsamas lõkke ääres istuks ikka veel, kui nagu külavanem oleks öelnud, ei mingit loomingut on ja ei mingit ratast, ei mingit lõket, näritseda jänest niisugune kui metsast tuli ja minna kõige karvadega, siis meil ei oleks kunagi siia jõudnudki. Väga hea, aga ma olen ikka väga nõus sellega, ma enam vahel ei öelnud, et seesama, et minu arust on ka kriminaalromaan on tegelikult ka nagu täiskasvanute muinasjutt, et muinasjutte on ka kergemaid või niimoodi, aga just muinasjutt on väga hea võrdlus. Aga millal sa kirjutad ikkagi nagu sellist romaani, et sa oled juba igapäevatööl käid, sa oled pereinimene, kõik, et kas sa siis, ma ei tea, kas keegi tööd inimesi ka, et sa töö on ka kirjutada, mina raamatutes töötades küll kirjutasin kogu aeg, kuna sa leiad aeg? Siin on veel inimesi, kes raamatukogus kirjutavad, eks ole, esireas, aga minu kolleegid teevad hästi, et mina ikkagi suhteliselt põhimõtteliselt võib öelda, et nädalavahetusel ikkagi jah. Et mõnikord, kui ma kell 5 veel olen nagu elus ja ei rooma lihtsalt koju oigama teleka ette, siis ma kirjutan mõnikord ka võib-olla õhtuti. Aga põhimõtteliselt, ja mul ei ole seda, et öelda, et nagu jällegi, et ei tule inspiratsioon peale, kuna siis võib-olla 5 päeva olen nagu kogunud seda inspiratsiooni ja mõtteid, et siis kui ma maha istun, et see on lihtsalt puhas trükkimine, mitte mingit writer's blocki või nii-öelda seda, ma ei ole seda kogenud, alati lihtsalt vähe aega võib-olla. Veel sellist kirjanikult, et minul on ka see probleem ka, et kui vahepeal peab ikka pausid sisse, sa ei saa niimoodi, et vaevalt sa kirjutad iga päev niimoodi, nagu mõni kirjutab, ma ei mäleta, kas Kivirähk vist oli see, kes iga päev kirjutab pealt et kuidas see nagu Krimpa on ju seesama, et sa pead seal hästi selles loos sees olema, et kui ruttu sa järje peale tagasi saad, sa loed kõik, pead uuesti kõik läbi lugema, sinna maailma sisse saama või oled sa tõesti võimeline niimoodi, et 2 nädalat ei kirjuta ja siis võtan kätte ja hakkan täna hommikul jälle kirjutama kohe? Jaa. Ma arvan, et töö on võib-olla see, mis nagu inspireerib või midagi sellist, et ma olen ka mõelnud, et kui oleks, ütleme, ainult see Krimka ja siis sa võib-olla käid jalutamas ja uut infot peab, ma ei tea, kas siis, aga kuna tööl kuidagi kogu aeg nagu kõike, kui su pea on nii aktiivne, eks ole, et tegelikult ei ole mingit probleemi.
ja mis ütleme minu poolt tüüpiline kirjutamise viis on see, et kui ma kirjutan, et mul tegelikult tekib samal ajal ja veel, et eile keegi mainis nii hästi seda, et kas sa teed midagi muud või telekat vaadates tehakse midagi muud. Ma mõnikord kirjutan telekat vaadates, et mu aju lihtsalt tahab nii palju asju korraga teha. See on väga kohutav, aga nii see on. Ja siis on niimoodi, et samal ajal, kui ma kirjutan mingit lõiku, siis tegelikult tulevad need mõtted, mis hakkab edasi saama, siis ma panen lihtsalt ühe reana kirja, et see asi on ju, ja siis mul kogu niisugune nii-öelda mingi joone esine ballast, mis minuga kaasa liigub, aga lõpuks ma õigetel hetkedel siis nii-öelda jõuan nende asjadeni. Mis sa ütled nendele inimestele, no see on ka ikka hea siuke krimikirjanikele esitatav küsimus, et no see krimikirjandus pole ikka päris kirjandus. Ütle midagi hea. Minu meelest on nagu rohkem päris kirjandus kui kirjandus mõnikord, et ikkagi siin on nii palju keerukust. Mina võib-olla fänn on siis keerukust, see on minu probleem. Et ma jah ei saa aru, et ma arvan, need inimesed, kes ütlevad, et krimpa kuidagi lihtne, nad vist ei ole ühtegi krimpat lugenud, kuna nii-öelda lisaks kogu sellele loole, mida sa niikuinii ütlustad, selle psühholoogiale, nendele arengukaartele on sul, sa ju valetad kogu aeg, sa värjad kogu aeg, siis sa mängid neid inimesi üksteise vastu ülesse ja nii-öelda, et sa oled oma töö hästi teinud siis nagu, et kui sa tõesti oled suutnud ja kõik need 300 lehekülge nagu petta. Sa pead petma lugejad, sa pead petma detektiive, sa pead petma neid omavahel, jah. Ja sellele peab inimene olema rõõmus lõpuks, et sa oled kogu aeg teda alt vedanud, ta on lõpus õnnelik nagu issand või lahe, et see on nii naiivsus. Sama asi on tegelikult komöödiaga ka, mida alahinnatakse ka, et nagu, mis see nagu on, aga tegelikult. Komöödia ja lastekirjandus minu meelest, mis on see, et lastekirjanduse lugeja, see on halastamatu, et sellele ikkagi midagi niisama Niisiis, et jah, kolmas Agnese Vaagri raamat on ilmunud ja me juba alguses natuke puudutasime seda ka, et nagu et mõtted liiguvad siis nagu juba edasi või kui palju sa tead, mis edasi saab kuskil seal? Kui on juba midagi arvutis juba fail 24 kilobaiti, siis juba olemas. Praegu on hästi hägune, võib nii öelda, aga mul on selline tunne, et võib-olla juhtub kruiisilaeval, kuna see on jälle nii tore. Ma mõtlen, et ma pean äkki ise veel kruiisil ära käima. Need võimalused, mis seal on nagu hästi lahedal. Ja siis on tekkinud, ütleme selline, ma ei saa ikka minna. Aga ühesõnaga ma sain aru, et minu mõnedel tegelastel on kõigil nii-öelda nagu siis ebatraditsioonilised emad või need emad, kes on läinud üle kõikide piiride. Ja see on väga huvitav tuua kokku mitu meest, nii-öelda, kes siis tegelikult on nii-öelda nagu haledad varjud oma kurjadest emadest, aga saaksid tülitseda selle nimel, et kelle ema siis on ikkagi kõige hullem. See tundub mulle endale väga lahe. Kuidas selle Otto Põller sarja all üldse praegu läheb ka või tead sa üldse, mis ta väljaspool teeb ja teine asi, et kas nagu see liiga palju armastust võib seal ka ühel hetkel otsa tulla? No see on võib-olla see raske osa, et tegelikult ikkagi nii head eelarvet on ju, tegelikult on väga raske ikkagi, see hakkab kõik sellest pihta, kus sul keegi on huvitatud tegemist kvaliteetset sarja ja võib-olla isegi ka eestikeelses kirjanduses konkurents on tohutu suur ja ikkagi iga eks ole, välismaa autor rõõmsalt potsatab siia meie kõrvale ja samamoodi potsatab kõik need surnud välismaa autorid ja muudkui potsatavad, iga 5 aasta tagant tuleb uus. Eelmine kord käisin Eija kutsus siia raamatuklubisse ja ütles, et järgmine nädal Hemingway. Hemingway ei tule siia oma teadusest rääkima, eks ole, ja võib-olla on hea, et võib-olla kui ta tuleks, oletame näiteks, et ta suitsetas, ma ei tea, kas ta suitsetas on, ja kui tuleks kohale selline nii-öelda, ühesõnaga, äkki me otsustaksin iga seda raamatut, ta meeldis see mees. Meie ikka, see on nagu see, et meie peame siis nagu ise ka veel olema toredad, aga kõik need välismaa autorid on sellest vabastatud justkui ja siis jällegi, et peaks ikkagi ise sinna New Yorki ka ronima, on ju, tulema siit Maarjamaalt, täpselt nii nagu me oleme. Ja siis ütleme, aga no meie siin, me tahame ka kõike seda tähelepanu ja seda publikut. Et see on nagu hästi huvitav, et jah, aga sarjamaastikul ma ütleks, et see konkurents võib-olla on isegi veel hullem. Et siis on jälle see, et sa otsid nagu neid väga suuri argumente on ju täiesti võrdselt, ma ei tea, Hollywoodiga põhimõtteliselt. Sa tegelikult tõestad ennast tohutul skaalal, aga
noh, meie ütleme võib-olla jah, need võimalused nagu on ikkagi nagu napimad. Stephen King oma esimese romaani, mis oli Carrie, 70. aastatel müüs maha missuguse raha eest? Kas keegi publikust teab? Kas keegi tahab pakkuda summat? 70. aastat Stephen King õudusromaan. Palju võis saada raha selle ühe eest? $3. Kas on veel pakkumisi? $100. Kas on veel pakkumisi? Ma oleks 5000 öelda. 200 000. Ja mina väidan, et kui üks autor 70-ndatel saab oma debüütromaani eest 200 000, siis põhimõtteliselt terve ta oma elu võib kirjutada mida iganes, sest ta tegelikult on nii hästi juba valus. Et me sinuga on ju, ma ei tea, millal me selle 200 000 jõuame. No üks teema, mis praegu mul ikkagi tuli nagu pähe, et kurta, saame koos kurta, nii et tegelikult on nii vähem, et sellel Eesti krimil on nagu jälle raske nagu maailma sellepärast ka minna, et ma tean, et seda lihtsalt et ei riiklikult nii-öelda ei turustata, et kui need messidel ja kuhu need toetused on, siis need on nagu krimi nagu sinna alla, selle alla ei lähe, mida nagu niimoodi, et kirjastus peab ise selle pärast võidlema, aga no siis see ChatGPT peaks nüüd hakkama meil kodulehel valmis tegema ja hakkama agendina nagu müüma neid teoseid. Aga ma arvan ikkagi, et meil võib olla seda kultuuri omapära ka, et mingil määral sa pead valima, kas sa tahad Eesti publikule kirjutada ja nemad teavad, eks ole, eriti kui sa näiteks kirjutad Viljandi lugusid, et siis Viljandi inimene väga hästi mõistab nii palju detaile, mida see ameeriklane, temast võib-olla läheks täiesti mööda. Me peaksime justkui selle valiku tegema. No võtta Skandinaavia omad või on ju neid kohti küll ju ka, mis saavad lõpuks selleks, et seal hakataksegi käima nende raamatute pärast. Aga selleks peab jälle kuskile selle Mõrvaküla tegema, kus on Eesti Midsommar? Kes elab seal? No Eesti on muidugi nii väike, et Eesti ongi üks Midsommar nagu maailma mõistes. Mul läks rohkem kriisid kirjutama. Aga okei, aeg on parasjagu just niimoodi, et mul on kõik otsa saanud siin ka küsimused, et nüüd on kindlasti tulnud väga palju toredaid küsimusi siit saalist peades on, et hakkame aga vihta. Millest selline pealkiri? 3 pikka verd. Jah. Issand, mul alguses oli isegi teine pealkiri. Tuleb meelde küll ja oli minu meelest, ma mõtlesin, ma pean ikkagi ütlema mõrr. Et kui eelmises oli liiga palju armastust, et äkki saadudki aru, et tegelikult räägin jälle vaibast. Tuleb ikkagi midagi lugejad, nagu, kes on tänapäeval, mis mul on 3 sekundit tähelepanu. No, 3 sekundiga võib-olla loetasigi see 3 pikka vend ära. Ja saad aru, aga tegelikult ta on ju, ma arvan ikkagi koos selle looga, et mul juba oli midagi juba ära kirjutatud, kui ma hakkasin saama aru, et ei, et ma tahan seda pealkirja muuta, et see ei ole lihtsalt mõrv, oligi siis oma see Taevakaares või mis iganes, see elamurajooni tänava nimega seotud. Ja siis tuli jah see pealkiri. Kas see ei lähe kokku nagu siis selle saatanaga või, et 3 vilkas võrd saatanaga? See on ju mütoloogias seis ju. Tumedad jõus. Absoluutselt. Ka tumedad motiivid. Mulle meeldib ka siuke natuke seda müstilisust ka, lihtsalt noogutad enne. See on jälle see osa sellest muinasjutust, et sa ikkagi saad mängida selle fantaasiaga, kaugele siis. Natuke müstilisust, natuke romantikat. Jah. Veel? Küsin ikka seda, et kas sa hakkad kirjutama ja siis lõppu tead juba ise ette või see võib muutuda, nagu sa ütlesid, sellel ühel raamatul tegelikult see puent tekkis. Või on sul kõik peas selge, kui sa esimesel lehel paned esimesel lehel? Ma arvan, mingil määral ikka sul alati tuleb juurde mingeid ideid ja nüansse ja tegelasi ja mingid asjad muutuvad. Aga ma olen see inimene, kes nagu armastab lõppe, et mul sageli tekib see emotsioon, mida ma tahaks, et seal lõpus on. Ja siis ma lihtsalt nagu pean minema hästi kaugele hakkama valitsele poole. Kui on tõesti need kulminatsioonid, ma pean need hästi tähtsaks, et kuhu sa välja jõuad ja seda katarsist nagu seda sellega ma hakkan nagu ise pihta. Tahaks sinna jõuda. Sa tead, mis tegelastest edasi saab? Ma välja arvatud muidugi Agnes ja Gabriel, aga lugejana ma ei tea. Et oled sa välja mõeld selle? Ei, ma olen vist ikka lahti lasknud, aga jah, mul on olnud mõtted 4. Robert Mülleri juhuslikult tuleb tagasi. Et jah, ei, seda ma ei ole mõelnud, et peaks veel minema siis tagasi. Need tegelased seal, perekonnad
vist neist edasi saab, ainult ühest on nagu kirjas, mida nad nagu edasi teevad, aga see on nagu salastus. Ma ei saa midagi välja mõtlemata. Onnekutt, ühes raamatus oli lugeja kohtumine tegelaskujuga. Mõtlesin, et päris kirjanikku ju ei kohta tihti, siis mõtlesin niimoodi, et vaata, naise meeskirjanikele, eks ole, selline psühholoogilise taju nagu tajumine märksa sügavamini nagu naiste poole peal. Kuidas sina ütleksid, et milline võiks siis tänapäeva nagu mõrvari, ütleme kirjaniku või kirjanduse mõrvari semiootiline minapildi varieeruvus olla siis erinevalt siis meeste ja naiste käsitlus? Hea null. Ma tahtsin öelda, ma arvan, Jan Kaus tunneb inimhinge palju paremini kui mina, et ma ei oska kuidagi selle, jah, täpselt see nurk on. Ma arvan, et see on see, ma täiesti kristall aus olen, siis ma arvan, et see on see 10 000 tundi. Et mehed lihtsalt, mõned mehed, ütleme niimoodi, ei veeda nii palju aega suheldes, kommunikeerides, mõtestades, eks ole, kui mõned naised. Ja siis sealt võib see vahe sisse tulla, aga jah, üks kolleeg ka hiljuti kuidagi täpselt sedasama asja mainis, et siis ma mõtlesin, et mul on selline tore raamat nagu Soraline sõber, mille peategelane on nagu täielik šovinist ja väga ebameeldiv meesterahvas, et viiks talle kingiks selle raamatu ja ütleks, et naiskirjanikult, head lugemist. Ja siis vaataks, mis saama hakkab, sellepärast, et jah, ma suutsin ikkagi, ma arvan, mitu raamatut niimoodi välja anda, et veel ei teatudki, et ma tegelikult olen naine. Ja see on tore. Ma arvan, pean uuesti anonüümiseeruma. Ja ma arvan, ja näiti jah, et meil hiljuti oli stsenaristide gildis, lugesime väga palju stsenaariume. Filmi stsenaariume ja sarja stsenaariume. Ja minul näiteks oli küll selline tunne, et mõne puhul saad aru, et autor on naine. Mõne puhul saad aru, et autor on mees. Ja siis on need, mille puhul tegelikult ei oskaks öelda ja ei ole tähtis. Ja ma ei usu tegelikult, et nagu see sugu on niimoodi alati kaasas. Võib täitsa mitte kaasas olla. Ja ma arvan, mõned, ja meil on väga palju meespsühholoog, kes on. Ma hakkan võib-olla meespsühholoog või psühhiaatrid. Võib-olla isegi rohkem kui neid naissekülolente, et siis nemad peaksid ju paremini isegi teha. Mulle meeldis kõige rohkem see osa, et vahet ei ole. Nii, kas on veel? Teeme aplausi ära, lähme Reini juurde.